6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, on 29. september ja reede õhtu kell on 23.04, kui me hakkame salvestama 6. käiku sellel nädalal teist korda. Seekord siis üle pika aja ilma videopildita saatejuhid Gunnar Leeste ja Roland Poom, endiselt ekspert teie ees. Endiselt ekspert, tere õhtust, aga kommentaariks, et seekord ainult meie häälega sellisel kellel keegi me nägu enam näha ei tahagi. Jah, panin ka vastavalt riidesse, tulin dressides välja. Mul oli sama plaan, aga tulin väikselt koos olemiselt, nii et ei ole dressid seljas. Arvasin, et tulen siia romantikat tegema üksinda pimedasse toimetusse, aga tuba on rahvast täis. Ma olin ka üllatunud, et kui kõik kuulajad arvate, et Delfi stuudio öösel magab, siis ei maga kaugelt sellest, siin on maja rahvast täis. Sest lõppes äsjaga põnev korvpallilahing Tartu-Ventspils, millest Eigo tegi kogu tõde mängust. Ja vaatasime siis rõõmsalt rallit ja peab tunnistama, et teeme natukene pätti. Meil on alles 8 autot finišis sellest viimasest 6. katsest, aga meie juba kibeleme siin saadet tegema. No ütleme nii, et nii on. Olen mina olnud täna terve päev rallilainel, võib öelda, et algas minu päev, startisime 8.30 kuskile Viitna kanti Kuuski istutama Rally Estonia rahvaga. Viitna? Umbes sinna kanti. Kas te ei pidanud minema kuhugi? Narva maanteelt pöörasime kuskile vasakule. Jaa, aga see on juba täitsa Lääne-Virumaa ju. See on juba Lääne-Virumaal, jah. Kas te ei pidanud minema kuhugile Paide? Ma sain ka aru, et Paide, aga ei ikka sinna Lääne-Virumaal. Siis te tõite ju meile natuke hapniku juurde. No, see kasvab mingi 30 aastat umbes. Ma loodan, et ma nii kaua olen ikka olemas. Et loodetavasti keegi jätab meelde, kus see ikkagi on, et me saame tulevikus selle grupipildi, mis seal tehti, saame 30 aastat hiljem meile kõrvale panda. Ei, vahva oli. Ma arvan, et me oleme ainus ralli maailmas, vähemalt MM-ralli, kes käib kohaliku RMK-ga pärast rallit metsa istutab. See on väga lahe. Mul on hästi kahju, et ma ei saanud tulla, aga järgmine kord ma kindlasti olen kohal. Oi, tead, lõunal oli supp. Oli, jah? Punane supp. No, see oli Janka ilmselt. Ja oli siuke lihapirukas, ma pole elu sees sellist lihapirukat saanud. See oli ehitatud üles lasagne põhimõttel, et liha tainas segane. Ja see oli nagu maasikas. Nüüd mul tekivad ju sellised süümepiinad, et ma oleksin tahtnud seal olla. No järgmine aasta tulen. Mingid erilisi põrutavaid uudiseid ei ole tuua sealt Rally Estonia rahvalt. Jaa, eile ju rääkisime, ma ju palusin seis on ikka sama. Et sa natuke kossipit tooksid meile. Seis on sama, mingid kossipit võib-olla toon. Seis on sama, et ERC hetkeseisuga, aga kuna meil pole VRC kalendrit ega ERC kalendrit, siis never know, on ju. Siis kuulsin, et üks Rally Estonia maamärk, ma jätan nüüd ütlemata, milline maamärk võib juhtuda, et ei pääsegi rajakaarti seekord. Ohoo, väga huvitav. Võite ise mõelda. Aga see on selline nende leiutatud peas alles, kes seda kaarti kokku panevad. Ei, ja kindlasti ka mõni uus katse tuleb. No, aga see on ju juba piisav selline väiksed sellised tükid, natuke vihjeid, ega me oleme ju alles 2023 aasta lõpus, ega siin ei saagi liiga palju nagu sellist uudiseid ja gossipit praegu veel edasi anda, et see on täitsa piisav. Ei, aga meie plaanime ikkagi kohal olla, mis siis Eestikate etapp. Ma arvan, et Rally Estonia on selline üritus, et olgu see kas või kardivõistlus me oleme kohal. Ja Lätis tahaks ka kohal olla tegelikult. Tegelikult tahaks küll. Vaatame äkki sõbrad Läti Delfist panevad meile sinna stuudio püsti. Väga mõistlik oleks. Aga Gunnar, meil on Tšiili ralli käimas. On või? Praegu käib, jah? Käib, täiesti käib. Ei, täitsa äge. Kuule, tulevärki nii, et tapab. Ma tahtsin seda sama just öelda, et pole ammu vist olnud nii ägedat rallit, et tegelikult arvestades nüüd puhtalt katseid, ülimalt lahedad katsed, aga teisalt ka see, et kuidas mehed üritavad nende uute katsete peale, kus nad varem sõitnud pole, suruda ikkagi. Et juhtub palju ja moment on palju, aga see teeb selle asja kõik põnevaks. Minu arust katsed meenutavad päris palju Eestit.
ainult et see pinnavorm on vähe teine. Jah, ja ütleme sellist kraave asja võib-olla on natuke rohkem ka, et eks see on selline jah, miks ma ütleks ka, et sellist Soomet on ja võib-olla kohati ka Eestit ja eks seal tegelikult natuke kõik on, et aga katsed on ikka ülilahedad ja võib-olla mis Eestist veel sarnane on, et mulle tundub, et seal on mingid hüpped vahepeal, mida on tehislikult ka suuremaks tehtud, mis natuke võib-olla Eestiga siin. Kurviga hüpped ja sa Katsuta siin kätte. Et ka Otil üks hüpe oli päris raju. Päris valus oli meestel seal vist autos. Õnneks kõik terved, aga ma arvan, et tulid ka kõige rajumalt sealt üle, et teised ei kurtnud selle. Ja seda oli näha, et see loog oli ja võib-olla oligi grammikene palju. Kui nüüd kõik hästi läheb, siis 4 minuti pärast kirjutame me Silver Kütile, kes on steward ehk kohtunik Tšiili rallil ja vaatame, kas me saame temaga ühendust. Kui hästi ei lähe, siis on nii. Aga ralli seis on siis ju selline, et Ott Tänak juhib seda rallit meil 6 katse järel. Üllatus. Senist hooaega vaadates pigem üllatus. No loomulikult ütleme nii, et võisime arvata, et kui tegelikult enne rallit ta oli üpriski optimistlik ja lubas endast parima anda, siis poodiumit oleks nagu arvanud ja panin ka ise ta poodiumi peale, aga et ta nagu võidu peale tulema hakkab. Võib-olla üllatuslik, jah. Minu jaoks veel suurem üllatus on Teemu Sunninen. Tal peaks olema 3. ralli sellel Hyundai ralli 1 autoroolis. Minu jaoks vend on teisel kohal. Ma ütlen ausalt, minu jaoks Teemu Sunninen ei ole nii suur üllatus. Väidetavalt on ju tal järgmiseks aastaks poolik hooaeg taskus juba. Mis tähendab seda, et siin rallil ta võib... Ühel mehel on terve hooaeg, aga see mees on 4. Kellele? Kelle Belgia lipp on? Nevillil või? No võt, Nevill on Nevill. Aga räägime Sunninenist. Räägime Sunninenist, et tegelikult, et temal on see poolik hooaeg, järgmine hooaeg taskus, ta teab, et ta võib sõita ja võib panna. Ja tegelikult, kui ta nüüd 2 rallit on sõitnud see aasta, on 5. ja 4. koht all, siis tuleb natuke rohkem suruma hakata juba, et näidata võib-olla ka meeskonnale, et milleks ta võimeline on. Kui see auto lõpetab kraavis, siis lõpetab. Vähemalt on ta näidanud 2 rallit, et tal on stabiilsus olemas, 5. 4. koht ja nüüd on ta näidanud, et tal on kiirus olemas. Kuidas see ralli lõpeb, ma arvan, et see ei olegi võib-olla enam nii oluline, aga näha, et mehel on kiirus käes. Üks katsevõit ka, 5. katsel võitis tema. Algas siis päev ju Oti katsevõiduga, suurepärased uudised, siis Evans võttis katsevõidu Rompera ees, Otil oli teine katse, see oligi see, kus teil väike spinn oli, pärast seda hüpet, eks? Ütleme, tegelikult oli päris selline ebamugav spinn, et ütleks nii, et pigem vedas. Seal oleks võinud juhtuma hakata küll. Et kõik läks õnnelikult ja liiga suurt kaotust ei tulnud, et selles mõttes meie jaoks läks kõik hästi. Siis Sunninen võitis 4., Ott võitis jälle 5. ja nüüd Ott võitis ka 6. No ralli MM-sarja huvides oleks vaja ikkagi Evansi võitu. Aga võtame ka Oti võidu vastu, kui pakutakse. Loomulikult võtame, aga ega selles mõttes ka ju Evans on suures mängus sees. Et 12 sekundit kaotust, ma ütleks isegi, et kui see on selline 20 natuke peale, et on täitsa okei. Teisena ta ju startis. Et homme see stardipositsioon, kusjuures homsed katsed on oluliselt lahtisemad, kui olid tänased. Sa mõtled lahtisemad pinnase poolest, jah, et selles mõttes seda vingu ei jõu ära kuulates. Jah, et selles mõttes ma arvan, see positsioon, kus täna Evans sinna ennast sõitis, on väga hea, et ta ikkagi sõitis teiselt stardikohalt ennast poodiumile. Teepuhastaja Kalle Rovampere tegi ka väikse apsu 6. katse alguses tegi väikse spinni ja kaotas siis lõpus 17,8 sekundit Otile ja langes sellega Neuvilli selja taha 5. ja 38,7 lahutab teda Otist. On seda palju või vähe esimese päeva järel? Pigem palju vist. Mis sa ütlesid, mitmest ta täna on nüüd praegu? Täna praegu peaks 5 olema. 5. No ütleme, seda on piisavalt palju. Nüüd eeldades, et homme siis on lahtine pinnas, on ju, et 5. startis on kindlasti juba päris okei. Aga ma arvan, et ei ole ka liiga hea, et võib-olla hakata tagasi püüdma seda aega, et tegelikult eilsest intervjuust, kui me Romet Jürgensoniga tegime, siis mulle ei meeldi, et ütles, et Kalle Rompere seda rallit võitma ei hakka, et selles mõttes ma olen taga täitsa nõus, et võib-olla see rong on tema jaoks siit rallit läinud, aga eks see rallisport ole selline, et enne kui ralli läbi pole, siis me kunagi ei tea. Aga praegult võiks nii vähemalt arvata.
Ma teen ettepaneku proovida nüüd seda ühendust Tšiiliga. No aga katsetame. Esimesel katsel ei saanud kätte, aga jätkame proovimist. Tegelikult päeva esimeses pooles vist põhisündmused toimusid ära. Esa-Pekka Lappi langes meil, oli see juba esimene katse? Esimene katse. Ja mõlemad üsna sarnased offid, rajud, katused. Ja. Esa-Pekka Lappi auto muutus pagiks. Sellega saab ju Dakarile otse minna. Nii ta nägi välja küll, jah. Aga kui nüüd Esa-Pekka offist rääkida, siis tegelikult oli selline, ütleme nii, et üpriski tobe off kuidagi. Et ei ole selline väljasõit, mida iga päev näeme, et selline sisekurvist natuke rajult lõikamine ja see viskas ta ümber, et ja ei visanud lihtsalt ümber, vaid viskas nii kõvasti ümber, et ega sealt autost midagi järgi ei jäänud ja lõi isegi ka puuriga vereks, et hästi kahju. Lappi ise oli väga optimistlik enne rallit ja see väljasõit oli kuidagi ääretult tobe tegelikult. Ütles, et pidurdamine jäi hiljaks ja võttis enda peale. Ja täitsa nõus. Sealt oli selgelt näha, et hiljaks jäi, aga kuidagi see klattimine võib-olla oli veider, et mida tavaliselt siis tehakse, et võib-olla lastakse tee peale risti või väliskurvi nii-öelda. Sina ju nägid Urmo kõrvalt, kuidas klatitakse, et väliskurvist pigem. Klattimine toimus kiirusel 50, temal oli umbes 90. Ja, et selles mõttes, et sa nägid, et väliskurvis klatiti, et seal ei hakatud sisekurvis kuidagi mässima seda. Et ta ikkagi surus üritas seda autot sinna sisekurvi sättida ja mis siis viskas ta ümber, et võib-olla kuidagi selline loogilisem oleks olnud see, et sätitakse tee peal risti ja võib-olla väliskurvi kuidagi, et aga selles mõttes, eks ta nii läks ja jube kahju, et ta muidugi tagasi tulla ei saa, et Tšiili ralli on jube kaugel, et mitte millegi pärast sõidad sinna kuskile kaugele, maksad, ma ei tea, mitukümmend tuhat ja esimesel katsel paned katuse. Ja kahju, väga kahju on tegelikult sellest, et Lappi ise ka nii sümpaatne sõita ja kurb, et nii läks. Nüüd saab siis Tšiilit nautida. Ja ma ei tea, kui palju ta seda naudib nüüd pärast seda tänast, aga loodame, et ma tahaks öelda, et mehel elukogemust on, aga tuleb välja, eile tuli välja, et mees on ainult 32. Et noor mees on, jah. Vaata, mis kõik Kahootist välja tuleb. Ma olin jumala üllatunud, ma olin kindel, et ta on kuskil seal 37. Ta võib veel rahus sõita siin 8 aastat. Ja tal on vanameistetele järgi jõuda. Kujuta ette, Lappil on üks aeg põhimõtteliselt isegi vahele siin ju vahepeal jäänud. Ja 32 alles. Istus kodus vahepeal, jah. Aga Lube. Pierre-Louis Lube. Me tema offist väga palju ei saa rääkida, sest mina olen vähemalt ühte kaadrit ainult sellest näinud. Sama, jah. Mina ka. Ja seal see kaader on filmitud nii-öelda nuki alt ja näha on, et auto juba lendab. See auto läks kuhugi jube kaugustesse ja jäi kuskile puude vahele. Ja tegelikult ei saanudki ausalt, ma ei tea, kas sinuga on, kui sa vaatasid, et mina ei saanudki ausalt aru, kuhu see auto läks või mis seal juhtuma hakkas, et kuidagi hästi ühesõnaga kurv oli, aga mees kuidagi läks hoopis teises suunas. Lõpptulemus oli see, et sõbralikud pealtvaatajad otsisid neile toole. Et mehed ei olnud vist päris sirged poisid pärast sellist karusselli. Pierre-Louis Lube hooaeg on läinud niimoodi, et kas ta on mõne sellise nii-öelda lõpuni ralli teinud? Võime öelda, et enamasti tal on ju tehnilised probleemid. Aga siis, kui ta sõita saab, siis tulevad ka sõiduvead sisse. Et kui eelmine aasta võisime arvata, et äkki on mingisugune uus ärkamine, sest eelmine aasta oli Lubeel päris hea, võiks öelda. Rally Estonial oli 6. No ütleme jälle, et eelmine aasta oli hea ja võis arvata, et sealt tuleb nagu mingi uus ärkamine, aga reaalsus on see, et tehnika ei kesta ja kui tehnika kestab, siis on omad vead sees ja päris suured vead. No Montes oli mehaaniline, Rootsis oli 6, Mehhikos oli superralli ja 27, Horvaatias 7. koht, Portugalis superralli ja 32, Sardiinias ei startinud teisele osale, on EVRCs kirjas. Safaris 7, Eestis 6, siis Soomes 45 ehk superralli ja Kreekas mehaaniline. Mis ma ütlen, kuidas seda kokku võtta, et tegelikult ei olegi mitte midagi. Kehvasti, jah.
et siin 6. kohad on nagu lagi, siis on tulevikku vaadates, ma arvan, raske. Aga loodame, et Prantsusmaa autospordiliit ikkagi annab veel paar hooaega talle võimalust näidata, et selles mõttes seda hooaega nüüd, jah, me ei saa nüüd Lubee pähe määrida, et see nii kehva on olnud, et siin on ikkagi tehnika tagasi suures osas olnud. Aga kas suur automaa Prantsusmaa ongi nii kehv, et neil ei ole varumeest tagantpoolt võtta, et annaks kellegi teisele võimaluse? No ega tegelikult ei ole ju, et kui me võtame siis Johan Rossel on, aga Johan Rossel kindlasti ei ole täna parem kui Lubee, et kui panna ta suurde autosse. Et ma arvan, ainus, mida siin teha on see, et investeerida Lubeesse veel paar hooaega ja loota, et sealt tuleb ikkagi. Ja siis tagantjärele tunnistada, et ikkagi ei tulnud. No, ka see võib juhtuda. Aga prantslastel ka ei saa lõputult hästi minna, et kui seal on Lööb ja Ogier ees, kes on kõvasti raha sinna toonud, et võib-olla vahepeal ongi mõni kriisiaasta ka hea, et toob maa peale tagasi. Mis me Evansi ralli kohta ütleme? No, ega ei saa ju kurta. Et tegelikult on ju väga hästi. 12,7 maas Otist ja 3. koht. No jällegi, stardipositsiooni arvestades on väga hea päeva kokkuvõte. 3. katse võitis. Täpselt, et... Teise ka. Et, no... Silver helistab tagasi, vaatame, kas saab meiega rääkida. Kuulame. Tere, Silver, saab meiega rääkida? Ja, saan rääkida. Räägi, kus sa hetkel füüsiliselt paikned ja mis tegevused me sind ära varastasime? Ei no tavaliselt žürii protseduurid, ülekuulamised ja muud sellised. Keda üle kuulasite? Ei, kõik ei saa mainida. Tuleb otsus, siis saate, kui tuleb otsus, siis saate teada. Aha, kas pahandus on täna palju tehtud? Ei, pigem on kõik väga hästi ja on ilusti käitutud, ei ole kellegi siin pretensioone olnud. Kuidas sina seda Tšiili rallit kommenteeriksid korralduslikult? Kas, no me arvame, et Lõuna-Ameerikas käivad asjad veidi teistmoodi kui Euroopas, aga kas Saksa täpsus on jõudnud ka kaugele Tšiilisse? Ei, suht täpne on jah, võib-olla on veel osa täpsust on teel, aga tegelikult ma arvan, et arvestades asjaolusid, kus me oleme, siis kõik sujub suht hästi. Sa oled mitmened korda nüüd Tšiilis? Esimest. Aha. Kuidas sa ise loomustaksid, mis asi on Tšiili ralli? Kui sa peaksid seletama nüüd Maalile Jõgevalt, et mis seal Tšiilis ees ootab? No, Jõgevamaalt Maali võiks öelda Peipsi ääre katse, aga Uusmeremaa loodus. Et ma ei tea, kas Maali sisse varu järsku midagi. Aga sina ju, ega sa seda loodust väga ei naudi, sa vaatad seda kuskilt keldrist või kus teil see boks on? Ja, meil kahjuks on hästi steriilne ralli, et oleme juhtimiskeskuses või siin, kus žüriiruumid on ja siis samas hotellis ka ööbime ja sööme ja me sisust nädal aega oleme ühes majas. Mis riigist teised žüriiliikmed on? Tänases paneelis on Uusmeremaalt ja kohalik Tšiili žüriiliiga. No kui rallit juhib Eesti mees, siis ma ei tea, tehakse sulle välja ka, patsutatakse rohkem õlale? Ei, pigem mitte. Ma jumala eest loodan, et keegi mingit raportit ei saada Eesti mehe kohta ja teiste meeste kohta, et istume siin vaikselt ja loodame, et ei tule ühtegi pahandust kuskilt. Kuidas sa kommenteeriksid Oti tänast minekut? On olnud lust vaadata? Ei, loomulikult on lust vaadata, et loodame, et see jätkub ralli lõpuni ja saavad eestlased olla uhked jälle kord ühe Eesti ekipaasi tulemuste üle, et palju on minna, aga ma arvan, et hea algus on tehtud. Palju sa sel aastal veel oled käinud välismaal kohtunikuks? See aasta olen käinud Horvaatia rallil ja Sardiinia rallil. Ja kolm etappi see aasta kokku. Oluliselt lähemal, eks? Jaa, kindlasti lihtsam reisida ja ka nagu lihtsamad olud on, et kindlasti on natukene keeruline keelebarjääri tõttu, et kõik kohalikud sõitjad ju on hispaaniakeelsed ja eks tuleb
tõlki kasutada, eks siis, et on natukene pusimist selle keele poolega. Aga üldiselt saavad tšiilased ralli korraldamisega hästi hakkama, et on Tšiili rallil kindel koht WRC kalendris olemas? Ma seda ei oska öelda, kas koht on, ilmselt see on siis küsimus FIA-le ja WRC promootorile, aga ma ei tea, nii palju, kui ma seda rallit tiipalt näinud olen, siis ja ma arvan, et teega televahendusel, siis poodium oli vägev ja katsed on vinged ja eks igas riigis on oma eripärad, aga ma usun küll, et kruusaralli mõttes ma arvan, et on täitsa sportlikult täitsa vinge etapp. Mis on Tšiili ralli eripära? Eripära. Ma ei tea, ma ei oska veel öelda, ma üritan siin veel aru saada, et mis see eripära on, et kindlasti käisid ka see aasta Rally Estonial ja kindlasti on näha seda, et on nagu jupiti sarnaseid elemente tekkinud, et see poodiumasi on neil alati olnud selline vägev või nagu 2019 oli vägev, aga juhtimiskeskust on natukene kaasa aidatud ja eks ikka teistest etappidest üritavad õppida ja entusiasm on siin suur, et ma usun, et see viib edasi. Kas turvalisuse poole pealt on seal teedel kõik hästi, et mingeid vahejuhtumeid pole olnud? Ei ikka, iga rallil on erinevad mured on, et siukseid tegevust juhtimiskeskus, ma saan aru, et ikka on, et tuleb inimesi hoida õigetes kohtades ja tavaline selline WRC ralli lugu, et inimesed üritavad ikkagi minna kohtadesse, kus nad ei tohi olla ja siis proovitakse neid õigetesse kohtadesse saada, et saaks turvaliselt rallit juhtida. Kas eestlasi oled ka kohanud? Väga palju ei ole. Oti Martinit on näinud ja mõnda siis tiimiliiget neil ja ei ole ka saanud väga palju ringi jalutada, et Eesti fänne ei ole näinud. Kuule, aga olgu, ootame siis seda kuulsat raportit, mis sa valmis meisterdasid meile, aga aitäh sulle! Ma ei ole seda öelnud, et ma sulle teen selle raporti, aga lihtsalt alati võib tulla mingid raportid. Aitäh. Kohe selge, väga kihvt. Nägemist! Olgu. Nii, laseme siia kõlli ka. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ei, väga äge. Läksime korraks nii-öelda oma mõttemaailmas Tšiilisse. Jaa, täitsa lahen selles mõttes, et kui me ka siin Eestis ju Tartus oleme olnud, siis me oleme saanud sinna võistluskeskusesse vist mõlemad sisse ka piiluda natuke. Et see on täitsa teine maailm, mida need fännid näevad, et need on nagu täitsa kaks erinevat maailma, mis samal ajal jooksevad ja teevad nagu koostööd, aga kuidagi ei klapi omavahel, et ühed mehed istuvad kuskil pimedas kunkus ja teised seal looduse vahel kihutavad. Ja ma ei ole ainus, kes ütleb, et see on Eesti teedele sarnane. Peipsi järje katse, Uus-Meremaa maastik. Jaa, absoluutselt, muidugi. Ongi, et me siis teame, et kui kellelgi siin Eesti postist on järgmine aasta plaanis Tšiilisse minna, siis Peipsi järje katse peale võib testi teha. Ega räigelt testige seal. Aga kellel siin potentsiaalselt võib minna? Ainult Otil. Kui Rally 2 autos. Ega ei oska. Jürgenson vast ei lähe veel. Ilmselt mitte. Jah. Aga sõitjatest tahaks ikkagi natuke Novillis ka rääkida, et esimene pool päevast läks ju täiesti kuskile karu kaupasse. Täitsa pettumus, kurat mina ju panin ta veel ennustuse liidriks. Esimesel katsel kaotas 12,3, teisel katsel 2,5, aga katse oli lühike ka. No mis ta väga lühike oli, 13 kilti. Kolmandal katsel 11,8. Ütles, et mis ta ütles pidamisega probleeme? No ütleme kõige eredam kommentaar, mis mulle pähe jäi, oli see, et Thierry Neville ütles, et tema kardab. Hirmus on. Ja et kogu aeg midagi juhtub. Kogu aeg midagi juhtub ja pole ühtegi kurvi, kus nagu momenti poleks. Et see kuidagi eredalt meelde. Kui te lähed siit Lääne-Virumaale praegu, et pole ühtegi kurvi, kus midagi juhtub. Väga ebamugav. Väga ebamugav on siit Rakvere poole sõitma hakata, kogu aeg midagi toimub. Et iga nurga pealt hüppab mingi põder, et kits, et ei manööverdad seal vahele. See on, kui autokoolis tehakse neid igased koolitusi, siis seal simulaatoris ju pannakse inimesed mingid asjad hüppavad ette. Et ma nõustun Neville'iga, see ongi täitsa hirmus, kui midagi juhtub. Aga miks see juhtub, on küsimus, et
Sunninen ju saab hakkama Hyundaiga. Ma tahaks arvata, et nende seadistus on üpriski sarnane. Et vaat ei oskagi öelda, miks see juhtub tal. Et tegelikult on suur pettumus mu jaoks. Ma ise kahjuks panin ta ennustuses liidri positsiooni ja vaat ei teagi, mida ma mõtlesin. Jaa, no seal Go3-s või kuidas me nimetame, TV3 spordis murakad ka ju panid nina pihta, et kui juba Shakedownil oli näha, et no ei liigu, et siis oleks pidanud need nõksud kohe ära tegema, mitte nüüd tänase lõunani ootama. Ja kindlasti oleks pidanud, et tegelikult Shakedownis oli juba näha, et seal oli mingi kala sees. Ja oleks arvanud, et ega ta ise saab ka aru sellest. Aga võt, nüüd on nii. Nüüd on nii. Takamoto Katsuta on ka olnud tegelikult teemaks päev läbi, et on olnud teemaks, või? Sotsiaalmeedias ja teleülekandes, et kurdetakse, et mees ei arene. Ma just tahtsin öelda, et ma nagu pole täna näinudki Takamoto Katsutat. Ta on üsna nähtamatu, aga sellepärast ongi nähtamatu, et öeldakse, tal ei tule. Et kaua sa sitsid, kui ei tule? Vaata, tegelikult ongi niimoodi jälle, et kui noor sõita tuleb, anname talle 2 hooaega. Ütleme 1 hooaeg võib olla täitsa õppimisaeg. Crashi palju tahad. Mitmes hooaeg tal on juba? Ei jaksa lugedagi enam. Et esimene hooaeg tee avariisid, aga proovi leida kuidagi enda see... Pigem ta alguses ei teinud avariist. Jumala kohe kindla peale. Et proovi leida see kiirus üles ja kuidagi leida see võib-olla ka mingi hetk stabiilsus, on ju. Teine hooaeg juba võiks hakata vormistuma vaikselt, 3. hooaeg võiks juba teha, aga seal on juba nagu palju neid hooaeg. Nii, esimene pool hooaeg. Esimesed 2 tükki olid tal 2019 Saksamaa ja Hispaania ja siis esimene pool hooaega WRC autos oli 2020 ja nüüd on 3. hooaeg täishooaeg. Täis 3. hooaeg, jah. Et ütleme, võiks arvata, et 3. hooaeg ikka me juba ootaks nagu ikkagi väga konkreetselt vähemalt poodiumi ligidal sõitu. Vähemalt poodiumi ligidal sõitu. Aga seda ei ole. Et selles mõttes võib-olla isegi eelmine aeg oli parem tal, kus tegelikult oli siin väga konkreetne stabiilsus olemas. Ta vist nii-öelda tegi rekordi kõige stabiilsema sõitjana, nüüd oli vist terve hooaeg kuskil 6. positsioonil. Okei, see on hästi, et sealt on võib-olla hea nagu edasi pildida oma kiirust, et kui sul on see stabiilsus käes, et siis lihtsalt hakkad vaikselt oma kiirust tõstma. Aga täna on see, et see stabiilsus on kadunud ja see kiirus on ka kadunud, et tegelikult on, ma arvan, üpriski halb olukord temal, kui nüüd vaadata, et Toyota koolitab ka uusi jaapanlasi. Jaa, pole kuulnud ammu, kuidas neil läheb. Ma ei ole ka kuulnud, nad siin jõudumööda sõidavad ERC-etappe ja mingid WRC-etappe ja neid on 3 sõitjat, kui ma ei eksi, siis kõigil on Soome kaardilugejad kõrval ja sõidavad Renault Clio Rally 4 autodega see aasta. Huvitav, palju seal maailmas mõeldakse juba ka selle, et Subaru hakkab liituma, et äkki mõni mees leiab ennast Subarust hoopis? Miks mitte? Aga eks jah, ilmselt kõigepealt tuleks nagu oodata ära, mis see Subaru siis mõtleb, et aga kindlasti, kui keegi ütleb jah sõna, siis ma arvan, et miks mitte nii-öelda juunior sõitjana kuhugi ennast seal sokutama hakata. Katsutast me veel räägime, üks küsimus tuli ka Katsuta kohta, aga võtame edasi, 7. kohal on meil Ott Tänaku uus tiimikaaslane Gregor Münster. Kuidas tal on läinud? Kuidas tal see teine päev osa läks? Mul telefon kohe tühi, ma ei näe praegu tulemusi. No kuidas 4., 5., 6. katse. 7. koht 6. 6. koht 5. ja 7. koht 4. Okay. Temaga on ju see lugu, kas sa panid tähele, et esimesel poolel päevast meestel polnud legendi raamatut kaasas? Õigus, jah, sellest võiks ka rääkida muidugi. Esimene WRC debüüt ja sa jätad legendi koju. Täitsa õudne. Saatke mulle keegi moblaga pilt. Kaardilugeja jättis legendi raamatu serviceparki ja mis siis lahendus on, ega ei olegi head lahendust, on ju. Paluti siis serviceid, kuulge, et tehke vähemalt pildid mulle telefoniga, saatke mulle ja no ma pole sellist nalja vist näinud, mitte kunagi. Kaardilugeja istub telefonis katseajal ja loeb, üritab sealt legendi maha lugeda. Muus ma hakkasin mõtlema ja seda vist räägiti ka natuke selles Rally TV-s. Rally TV-st võib eraldi saate teha, mulle ei meeldi see aplikatsioon absoluutselt. Et miks tegelikult ei ole rohkem moblasid või päädi
Miks me peame paberilt lugema? Ei peagi. Inglismaal kasutatakse päris jõudsalt seda tahvelarvutist lugemist. Aga ma ei oska isegi öelda, kas võib-olla need tänased kaardlugejad, kes on kõik sellised pool vanakooli mehed, on ju. Et võib-olla kui täna siin noored hakkavad peale tulema, võib-olla kasutavad rohkem. Iseenesest on nagu mõistlik asi, mida kasutada, aga teisalt võib-olla ka sellist tehnoloogia errorit võib sinna sisse viskama hakata, et mis teeb kuidagi asja selliseks riskantseks äkki. Ja on häkitav ka. On häkitav, võib-olla keegi teeb mingi vimka, Neville'i häkker, nagu tal on seal katse peal käed mingid maskidega mehed tal seal, siis võib-olla keegi maskiga mees hägib tabletisse ka siis. Ei tea, jah. Igatahes jah, kuidas see lahenes või miks neil see maha jäi, ma arvan, et seal on päris hea lugu taga. Loodame, et kuuleme detailsemalt sellest. Dirtfish võiks teha kohe uurimusloo. Meil on üks debütant veel, tema esikümnesse vist ei mahu isegi või? Ei, täpselt esikümnesse mahubki. Alberto Heller, temast on möödunud 2 R5 autot, Sami Pajar ja Oliver Solberg ja tiksub siis tema 10. kohal. Oskame tema kohta ka midagi öelda? Võt ega sealt oli teada, et ta tuleb nagu oma sõitu tegema, et ta ei sõida aktiivselt üldse WRC sarjas. Jah, ma ei tea, ma arvan, et kui ta top 10-sse mahtus, siis vähemalt on keegi hea, kes seal ees teed puhastab natukene. Ma arvan, et ta naudib ja ega tegelikult tal ei olegi ühtegi eesmärki, ma arvan, pandud. Ja see kõik, mis ta teeb, see on okei, et see on selline pool serdiriidise lugu seal, et ta ju ei sõida täishooaega ja kui ta vahepeal sõidab Tšiilis, ta küll kohalikke meistrikaid sõidab, nagu ma aru saan, et Rally 2 autoga. Aga niimoodi aktiivselt suurtel rallidel ta ei käi. Läheme küsimuste juurde või? Jah. Alustame tervitustega. Meil võitis eile Kahuti selline naisterahvas nagu Eeva. Eeva siis kirjutas meile terekest. Kahuti võitja Eeva siinpool ja loomulikult screenshot nii nagu peab. Aitäh vahva Kahuti eest, tegin seda täitsa keset tänavat, hoides telefoni kõrva ääres, sest kõrvaklapid otsustasid poole Kahuti peal tühjaks saada. Järelikult guugeldamiseks tal aega ei jäänud. Väga lahe ju tegelikult teada, et kuskilt keset tänavat siis meid kuulati ja tehti. Väga vinge. See näitab, et tegu on Die Hard fänniga. Absoluutselt. Nii, Morten küsib küsimust, mida on meilt varem ka küsitud, et miks katse lõppudes küsitakse emakeelseid intervjuusid ja kus neid üldse kuuleb. Teoreetiliselt peaks kuulma TV3-s. Mitte TV3-s võib-olla lihtsalt see, ühesõnaga see salvestatakse ära kohaliku meedia jaoks, et kes ilmselt raha maksab, see saab need intervjuud. Ja kes ei maksa, see neid ei saa ja tõenäoliselt enamasti keegi väga ei maksa. Et sellepärast me ka ei näe ja ei kuule neid. Aga järjekindlalt ikka küsitakse. Jah, täpselt. Marko ütleb siis, et jäi mõtlema Takamoto Katsuta ja tema arengu üle. Kas võib öelda, et Taka õnn ja õnnetus on samaaegselt see, et ta on jaapanlane WRC sarjas ja Toyotas, ehk et Toyotas on talle põhimõtteliselt eluaegne sõitja koht garanteeritud, aga teisalt oleks talle ehk kasulik veidi sõõm värsket õhku ning sõitmine mõnes teises võistkonnas võiks tulla isegi kasuks. Nõus ja ei ole. Eluaegne koht tal kindlasti ei ole olemas. See tõenäoliselt võib juba hakata seal mõne aasta pärast kõikuma see pink tal seal. Aga see, et kas ta võiks kuskil mujal sõita, kindlasti nõus, aga ma kardan, et tal ei jagu kohta kuskil mujal. Ma just tahtsin öelda, et miks mõni teine tiim peaks teda tahtma praegu? Jaa, täpselt, et ja mis see siis lõpuks ikkagi tema arengule annab? Tegelikult mitte midagi. Jah, eks sellest teist perspektiivi natukene võib-olla või maa peale toomist, et päris alati pole nii, et oled jaapanlane ja saad koha Toyotas. Aga üldiselt ma arvan, et saaks nende korealastega seal Hyundai's ka väga hästi hakkama. Kindlasti jah, et tegelikult ütleme, et Takamotoga ongi üldse vähe keerulisem lugu, et nagu on midagi, aga kuidagi nagu ei ole ka ja ma räägin, et kui mingid noored jaapanlased on tagant tulemas, kes võivad seda kohta ära võtma hakata, siis tegelikult see stress ja pinge ühel hetkel kasvab ka üle pea võib-olla tal ja eks me siis näe, kuidas tal läheb, aga kokkuvõtvalt võime öelda, et ega täna see olukord ei ole kiita.
52 rallit on ta sõitnud, 3 poodiumi kohta ja 6 katsevõitu. No me oleme alati näpud püsti, kui Katsuta võidab katse, sest see on nii haruldane asi. Jaa. 52 rallit on kokku sõitnud? Ja. Või WRC rallit? Viki ütleb lihtsalt kokku. Okay. Ma arvan, et see on ikka WRC ralli. WRC ralli, jah. Hooaja peale on ju, mis meil on 12-13 tükki. Siis tuleb ikka kokku küll. Jah. Küsimusi on veel. Janek kirjutab. Kuidas asjad käivad? Sa rendid auto, maksad kütuse, mehaanikud, toidu ja siis ralli selle osavõtu tasu umbes circa 50 tonni. Kas selle hinna sees on ka varuosad või mitte ja kui auto kooki keerad, mis siis? No ilmselt on mõeldud praegu Münsterit ja Hellerit. 50 000. Palju on tegelikult? 250. 250. Ma arvan, et siis me jõuame kuhugi reaalse numbri juurde. Aga kui see auto nüüd... Mis selle hinna sees on? Mis ma saan? Selle hinna sees saad nii-öelda, seda kutsutakse siis tuled kiiveri taskus paketina, et võtad kiivri kaasa ja oma kombe kaasa ja kõik ülejäänud on hinnas, et saad teha oma testi ära ja saad kogu ralli kupatus, et sul on refid, küte, mehaanikud, meeskond, insenerid, auto, kõik jutud, et sul on ligipääs varuosadele ja inseneri infole ja nii edasi. Aga jah, kui see nüüd auto kuhugi puude vahel ära mässida, et siis nüüd ma ei oska öelda, kuidas M-spordi tiim nii-öelda klientidega teeb, kes rendivad autot, ma eeldan, et tehakse kindlustus peale. Sa oled ka M-spordilt rentinud? Olen. Ja M-sport ei teinud kindlustust minuga peale. Et meil oli nii-öelda deposiit. Deposiidi summa oli Rally 4 autol 15 000 eurot. Ma eeldaks, et Rally 1 autol ikkagi on kindlustus peal, sest kui see kuhugi ära väänata puude vahele, siis need summad on kolossaalsed. Et mingi kindlus peaks taga olema. Ja mis me siis, Rally 2 auto puhul, see number on ikkagi circa seal kuskil, ma pakun 50, 60, 70 000, kui see auto kuhugi maha kanda. Et ma ei tea, Rally 1 siis korrutame 2 äkki, et 100 000 peab arvestama selle nii-öelda oma osalusega, kindlustuse oma osalusega ma pakuks. Ma saan nendest Münsteritest ja Helleritest väga hästi aru, kes meist ei tahaks WRC autos istuda, aga ma hakkasin mõtlema, et kuidas sa seda kodus oma finantsijuhile seletad? Mul oleks nüüd vaja 250 tonni, kuule, kas me võime sealt? Meil on see varukonto, vaata, me kogume sinna. Ma loodan, et see finantsjuht abikaasa ei ole. Pärast ei lasta koju sisse. Aga ütleme nii, et eks see Münsteri puhul, eks see PowerPoint oli väga ilus ilmselt, mis Serderiidi selle presenteeriti, et sõidame siin Rally 2-ga ja viskame ühe Rally 1-ga sisse. Ta maksad veel kinni, jah? Jah, et siis nüüd tuleme Rally 2 peale tagasi ja siis me hakkame võitma, et see on täpselt see, mida meil hetkel vaja on ja kui siis ka veel ei võida, et siis teeme ühe Rally veel Rally 1-ga ja siis tuleme tagasi, siis küll võidame juba. See on eriti hea PowerPoint veel. Ma arvan, et see PowerPoint umbes selline välja nägi, aga Heller, ma arvan, paneb lihtsalt nagu for fun, et küll need Chili ässad maksid selle pulli kinni seal ja kõigil vähemalt on äge seal joogi kõrvale näppu visata. Muidugi. Heiki, tervitused Heikile. Heiki ju käis meil külas Rally Estonia ajal. Nii, küsimus selline, et jätame kõrvale kulude kokkuhoia. Ei, mitte Heiki käinud, meil käis Ingmar. Ingmar on ka küsinud meilt. Võtame Heiki küsimus ennem, et jättes kõrvale kulude kokkuhoiu ja unistame, et raha oleks piiramatult kasutada, siis milline näeks välja teie ideaalne WRC etapp? Mõned idee vihjed ka, et kas näiteks igal katsel uued rehvid, iga rallipäeva lõpus võiks kõik varuosad uute vastu vahetada ja nii edasi. Iga päev uus mootor. Jah, ütleme ega ideaalis võiks ikka, uut mootorit päris siis peab hakkama sissesõitu tegema, et selline sissesõidetud mootor, ütleme nii. Aga uued rehvid igaks katseks, eks viisakas oleks. Ega tegelikult ju ralliauto on nagu suht lollikindel masin, et eks seal igal masinal on mingid omad sellised lollid nüansid sees, et liiga nagu üle pole mõtet panema hakkad, et kui me juba räägime, et iga katse uued rehvid ja iga katseks mingid probleemsed jupid ära vahetada, et see on juba piisav küll. Hooldusi võiks ka rohkem olla. Ma ei tea, kas see juba tiimi eelarvesse läheb? Jah, võiks küll olla, et kui midagi juhtub, saaks kohe korda. Ingmari küsimus siis.
kui erinevad on sõitjate legendid? Kas üks sõitja saaks teise sõitja legendiga katse ilusti läbitud? Sorry, ma haigutasin. kell on 23.44. Saad andeks? Ütleme, rallis on kahte viisi loogikat, kumma pidi kirjutatakse, et nii-öelda näiteks 6 kirjutatakse kiireks või 6 kirjutatakse just nii-öelda vastupidi aeglaseks tagasipöördeks. Need, kes kirjutavad ühtepidi, siis kindlasti saavad hakkama, aga kas sellega saab ka kiiresti sõita? Ilmselt mitte. Et eks igal ühel on see nii-öelda jaguneb nagu, kes siis täpselt nurka kirjeldab või kes kiirust kirjeldab või mis lisanüansid seal on, et see saab nagu selliseks legendis on alati see detailide kirjeldamine, see, kus tegelikult lõpuks see, ma ütleks, et see kiirus tuleb, et kui täpseks sa saad oma legendi, et kui sa tead, et sul on seal, ma ei tea, tuleb mingi parem 5+, ma ei tea, kiitsas kinni, kõik jutud on ju, et sa nagu täpselt tead, mis sind seal kurvi taga ootab. Ja kui sa kellegi teise legendi ette võtad, siis seda täpsust seal ei ole, nii et ma ütleks, et saab sõidetud, aga kindlasti ei saa sõidetud katsevõitude peale. Siis päris huvitav idee, et kas võiks olla mõnel rallil üks selline katse, kus antakse kõikidele sõitjatele sama legend ette, mis on põhjalikult kellegi teise tippsõitja poolt kirjutatud. Kuidas see kaarte segaks? No seda ju tehakse siin rahvarallil meil. Tehakse või? Ja korraldaja kirjutab legendi ette, annab ässadele kätte ja siis ässad hakkavad kuidagi seal metsa vahel üritama selle legendi järgi. Ma arvan, et see teeks asja ohtlikuks, et ma ei usu, et see kuidagi ägedalt kaarte segaks, et pigem on siin küsimus sellest, kui me tahame näha kiiret rallisõitu, siis sellise universaalse legendiga seda teha ei saa. Ja kui siis sellel juhul hakatakse ka üritama, siis läheb ohtlikuks. 2 küsimust veel. Raivo küsib, kuidas käib talirallidel auto sisetemperatuuri reguleerimine ja kumb seda teeb? Sest on suur vahe, kas oodata starti või kihutada pikka katset. Saad sa aru küsimust? Ma saan küll aru ja tegelikult ei säti seda mitte keegi. Heal juhul, ma toonitan, heal juhul on seal selline väike, 15x15 centimeetrit väike radikas sul kuskil keskkonsoolis. Mis teete siis? Hoiate üksteise ligi? Jah, kaardilugejal tuleb käsi põlvele panna ja vastupidi, et kuidagi sooja hoida. Tegelikult on jah, selline väike radikas on ikkagi seal keskkonsoolis, mis ei soojenda liiga palju, aga pigem võiks öelda, et hoiab temperatuuri. Et mina olen küll pidanud kahjuks sõitma kõige külmemat talverallit ilma selle nii-öelda radikata ja see on kohutav. Aga kui see on olemas, siis see kindlasti aitab kaasa, aga seal midagi regullida ei ole, et on selline nii-öelda pidevalt toimiv ja ta ei kuumuta, ehk ma ei saa seal nagu särki maha visata, et see nüüd palavaks läheb, et seal on alati külm ja lihtsalt natuke vähem külm on. Mihkel küsib, kuidas saab testida näiteks keskmine Eesti rallimees oma autot võistlusväliselt? Kuidas leitakse teed, need suletakse, turvatakse ja muud seesugust? Teete ägedat asja ja pange täiega edasi. Paneme täiega, aga vasta ka teega. Eestis kõige lihtsam ilmselt, kui sa oled selline juba rallimees või sul mingi auto on millega sõita, siis olenevalt, kus kohas sa asud, on sellised aktivistid, kes neid ralliteste korraldavad, et on Lääne-Virumaal mingid inimesed, kes on korraldanud ja kellel on nii-öelda kontaktid. Lääne-Virumaal ta korraldas, ma loomulikult eestin sulle ju. Võid mulle helistada ja ma suunan edasi sind. Mina ise sellega ei tegele. Või Lõuna-Eestis on omad mehed ja Saaremaal on omad mehed, et kindlasti sa need Elvast andes me näiteks Kuldarile. Jaa, miks mitte. Kuldar kindlasti vajadusel juba suunab sind õige inimese juurde edasi. Et see kõik on nagu olemas see logistika seal taga, et kui sa tahad nüüd sõita, siis keegi korraldab selle ära ühesõnaga, kes on seda varem teinud. Kõige lihtsam on niipidi seda asja ajada, et kes siis teab reegleid, paneb teed kinni, suhtleb vallaga, tellib meditsiiniauto, mis peaks kohal olema, ja nii edasi, turvatöötajad ja nii edasi, et kui üksinda seda tegema hakkad, siis tõenäoliselt võib-olla ei tea neid reegleid kõike ja nii edasi ja pärast tuleb see teega ära hooldada, et kõige lihtsam on nüüd natuke korraks suhelda mõne rallimehega ja saada õiged kontaktid kätte, et kes seda on varem teinud. Kohalikke elanikke tuleb ka ikka hoiatada, et ei saa kodust välja. Muidugi, jaa. Üldiselt liiga palju testikatseid ei ole kuskil majade vahel, et ilmselt need on ka sätitud niimoodi, et kohalike elanikega ei peaks nagu väga palju suhtlema.
Vaatame homsele ajakavale ka otsa, meil hakkab päev, nendele seal hakkab Tšiilis 7.57, aga meile on see 13.57. Üsna selline, üsna mugav vaadata. Jaa. Me näeme ka oma lugejanumbritelt, et inimestele meeldib reedeti lugeda ralliblogi. No sellisel, kellel on hea lugeda, kui ei pea kell 7 hommikul ärkama. Ja siis on meil päris tummised katsed või? 27 kilomeetrit, 21 kilomeetrit, 28 kilomeetrit see kuulus Maria de la Cruces. Jaa, tegelikult homme on põnev see, et tahaks nagu, kuidas sunninen kestab, et täna ta küll nagu näitas ja põrutas, et kuidas ta suudab homme kesta ja räägitakse, et homme on pinnas veel lahti. Homme on pinnas veel lahtisem, jaa. Et tegelikult see stardipositsioon nüüd homme hakkab päris rolli mängima, et täna isegi selline, ütleme, kolmandana tulles oli juba päris hea, tegelikult me vaatame Evanski Rovanperas kõvasti eespool, et ütleme, see esimesed 3, kes stardivad, on keeruline tagantpoolt juba on, nagu võiks olla päris hea, et tegelikult, mis me saame öelda, Ott on teinud suurepärase töö homseks stardipositsiooniks. Vaatame, kas me leiame selle raporti ka üles siia saate lõppu, mida Silver meil ette valmistas. Ahah, ma ei teagi, millist jutt käib. Ega mina ka ei tea, ta andis ju nii vähe vihjeid. Lähme Rally Tšiili kodulehele, kus siit edasi peaks minema nüüd? Noticias või? Ilmselt küll, jah, mingit žürii... Official Notice Board ja kui siin paistab, siis paistab. Stewards Documents on ju. Yeah. Tänase kuupäevaga pole midagi. No siis homme üldse veeretavad näppe selle, see on 1 communication ja 2 otsust. Ei tehta midagi, tööd ei tehta. Miks see Silver siin oleks? Võta kokku ennast. Leidke ise, nagu vormelis, kogu aeg on midagi leida. Ja. Kes läks 2 üle valge joone ja... Hakkame otsima. Kes mis jama korraldas või? Ei, ärge nii steriilseks tegelikult minge. Tänane saade ongi purgis. Ja. 50 minti peaaegu. Ja homme oleme samamoodi päris hilise õhtul ja leetris. Roland võib olla kaugjuhtimisel. Kuule, jaa, mul praegu selline unekas peale, et sa ei kujuta ette ka. Et ma ärkan nii ka hommik kell 6 ja öösel ka paar korda, et kell 23.52 on mul ikka julgelt selline aeg, et ma olen kõige sügavamas unes. Olen minagi, mis seal salata. ja tegelikult mul see uneaeg hakkab umbes, ma pakun seal 22.15, kui ma telekas juba silmad kinni lasen kogemata ja norskan seal. Ei, aga tuleb vaadata. Ja, muidugi. Okei, head nägemist ja homseni. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.